enne Aegooni minul oli tegelikult teisi ettevõtteid veel. Aegon sündis ikkagi ideest teha endale midagi ägedat, mida poest ei leia. Kui tulid inimesed küsima, mis asi sul käe peal on, siis me otsustasime natukene suuremaks minna siis. Jah, no selles mõttes me nägime nagu võimalust teha midagi, mida Eestis pole kunagi varem tehtud, ehk siis käekellasid. Ja see mõte tundus selline piisavalt ambitsioonikas, et võtta see väike risk ja proovida. Kaotada nagu ei olnud midagi. Kui see õnnestub, siis on see päris äge asi, millega õnnestuda. Et hakkasin tegelikult ka uskuma sellesse, et see tegelikult on ju võimalik, see on tehtav. Kui me esimese kella niimoodi ikkagi füüsiliselt valmis saime kokku, siis me tegime Indiegogo kampaania. Selle eesmärk oli ka näha, et mis muu maailm sellest arvab, et tegelikult me olime teinud ju maailma ühe suurima käekella. Et kas sellisel asjal ka turgu on, me ei teadnud. Et see tundus selline hea platvorm, kus katsetada ja näha, et kui inimestele meeldib ja sellele on turgu, siis on meil sisuliselt ka raha koos, et hakata tegutsema ja see raha tuli sealt kokku. Ja siin me täna istume. Mul tuli meelde, kes on esimene klient, kes füüsiliselt kella kätte sai. No. See oli olümpiakomitee ja kell läks Neinar Selile. Ja sellega oli ju veel, meil ei jõudnud jupid kohale, vaata, siis keegi sealt olümpiakomiteest veel helistas mingi Omniva bossile, et kuulge, et jupid on tollis, et meil on neid vaja, et kell on vaja kokku saada. See oli siuke päris suur story, et siis võeti Omnivast minuga ühendust, et kuule, keegi helistas meile, et kuule, me kohe saadame teile, et kuhu me saadame. Et siuke kiirendati protsessi, kuna tähtis inimene ootas. Alguses nii lihtsalt ei pääse, et alguses tuleb ikkagi magamata öid ja siuke asi nagu oma aeg ja vaba aeg, seda ei ole, et kui sa nagu alguses ettevõtja, siis sa oled 24/7 nagu politsei ametis selles mõttes, et kui keegi helistab sul kell 11 ja on mingi oluline asi, siis räägid ära ja need meilid vastad ära ja et alguses tuleb ikkagi vaeva näha, et see lihtsalt nüüd küll väga midagi ei tule kätte. Et see on võib-olla selline hea unistus või asi, mille poole püüelda, et kui sa oled olnud algusaastatel hästi tubli, siis mingil hetkel sa võib-olla saad vabamalt hingata ja tõesti midagi veel teha, aga alguses kohe võib-olla isegi ei soovita. Klientide tagasisidet, jaa, me oleme võtnud kindlasti tõsiselt, et kui see on olnud selline konstruktiivne ja asjalik ja me näeme, et jah, sellest tegelikult läheks asi paremaks, et see on midagi, mille peale me ise ei tulnud. Et me oleme küll muutnud siin nuppude süsteeme, lisanud veekindlust. Kui on tulnud tagasiside, et ei ole hästi, kellaaeg ei ole hästi loetav, siis me ikkagi oleme seda kuulanud ja muutnud. Kõige tähelepanuväärsemad saavutused, Emakeele Selts andis 2020 välja parima töötleva tööstuse siis ettevõtte nime auhinna ja siis Aegon võitis selle ära. Aegon selles mõttes selline nimi, mis vähemalt eestlastele üldiselt nagu me oleme aru saanud väga meeldib. Kui me avasime poe, oma nagu brändipoe aastal 2018, no siis oli ju ka, kõik tulid, et te teete oma brändipoes, ei tundu nii hea mõte, et nagu päriselt ka, et kas te nagu ei muretse. Et keegi pole ellu jäänud oma brändipoega siin Eestis nagu? No enam-vähem, jah. Aga meil tundus, et meil on seda poodi ikkagi nagu vaja, et ei ole niimoodi, et ainult e-pood on see, mida siis aastal 2018 vaja on. Ja meil selles mõttes oli nagu õigus, et tegelikult inimesed tahavad kusagil, et oleks mingi koht, kus ta saab minna, näha, proovida. Et igal juhul see risk nagu oli, aga see õigustas ennast igati. Meie kasv on olnud, kui ma üritan mingeid numbreid meenutada, siis igal aastal on ta nagu kasvanud ja kasvanud ja kasvanud. Et ta kasvab siin poes, füüsilises poes, ja võib-olla samamoodi siis ka e-poes, et meil nagu üks toetab teist, e-pood toetab poodi, pood toetab e-poodi. Kuidagi lihtsalt see asi paisub natuke nagu iseenesest igal aastal.
hästi populaarne on tänapäeval kasutada selliseid tugevaid sõnu nagu innovatiivne ja trendikas ja kaasaegne ja nii edasi. Aga meie oleme kuidagi lähtunud alati sellest, et me teeme täpselt seda, mida me tahame teha, nii nagu me tahame teha, et trendid tulevad ja lähevad, aga me teeme rohkem nagu sellist ajatut asja, et ükski kellamudel ei ole selline, et see on selle hooaja kell ja järgmine hooaeg viska juba minema. Et pigem mudel, mis tuli 2014 välja Tabula Rasa, et see on täna endiselt kõige müüvam mudel, et mis nagu tõestab ka seda, et ongi ajatu ja aegumatu selles mõttes, et kvaliteedi sisse oleme ka panustanud, mis tähendab, et see kell ka kestab. Aega ei ole kunagi selles mõttes ju väga edev olnud oma disainide poolest, et pigem selline tagasihoidlik, aga jõuline, aga siis niimoodi tasapisi me oleme neid värve sisse toonud ja aina julgemaks läinud, sest et see on see, mida kliendid tahavad. Et me võib-olla alahindasime alguses natuke klienti, mõtlesime, et ta tahabki sellist natuke tagasihoidlikumat, aga ei. Et mida rohkem kärtsu ja sellist sära, igale asjale on selles mõttes oma ostja olemas, et kes tahab täiesti klassikalist ja lihtsat disaini ja kes tahab midagi väga silmatorkavat, et kõigile midagi selles mõttes. Me alahindasime kuldset värvi. Seda ka. Seda me ei teinud alguses üldse, aga siis jälle klientide tagasiside järgi, ma ei tea, nüüd on iga teine kell meil mingi kuldne vist. Ja sealt edasi roosikuldne, mis on nüüd, ma ütleks, üks populaarsemaid toone meil, kui vaadata müüginumbreid. Halvasti on meil läinud küll ja veel, eriti algusaastatel. See oli 2014 vist oligi, kui me esimesi Tabula Rasa kellasid panime kokku eeltellimuse peale. Olime lubanud, et jõuluks inimesed saavad kätte ja siis me istusime mingi 3 ööpäeva Mustamäel seal kontoris. Mina käisin vahepeal kodus, sest mul oli sünnipäev ja jõulud vist olid ka juba olnud. Aga meil ei olnud need kellad valmis, ammugi kõik mitte. Ja siis ma läksin tagasi siis kontorisse, olles 5 tundi maganud. Janno istus seal, pelmeenid olid silmade all, siis meie ka üks asutajaliige Veljo istus seal metallitöötlusruumis, kui valge see kaitseülikond seljas, seal poleeris, viilis neid korpuseid ja mingi rets trans käis selleks lihtsalt, et me suudaks üleval püsida ja see oli nagu raske. Raske oli just kõige rohkem see, et me olime nagu lubanud, et te saate jõuluks kätte ja siis selgus, et see ei ole võimalik. Sest üks aparaat, mille me olime tellinud, ei teinud üldse seda, mida nagu lubati, et see teeb. Ja siis tuli saba jalge vahele võtta ja rääkida klientidele ära, et kuidas asi nagu päriselt on. Meil sellega seoses oli üks lahe lugu, kuidas Kristjan kiiruga unustas ühe kella nagu karpi panna, aga karp oli juba kinni. Ja see läks Hiiumaale ja pärast siis saime teada, mis nagu juhtunud oli, et see klient oli nagu endale tellinud jõulukingituse ja siis istusid kõik perega ilusti ümber kuusepuu nagu ja ta pani selle sinna kuuse alla kordagi sisse vaatamata. Ja siis, kui läks kingitust avamiseks, oli tema kord, siis ta tegi selle karbi lahti ja see oli tühi. Kirjutas meile pika kirja, et kuidas vist on nagu reisil kaduma läinud, aga siis me ikka suutsime ära rääkida, et tegelikult see ei läinud kaduma ja et see oli meie viga, aga ta oli väga mõistlik, nii et me saatsime talle uue kella, aga aastaid hiljem me siis korvasime talle selle kahju. Meil jäi see ikkagi kuidagi nagu kripeldama, et selline situatsioon oli. Me rikkusime ta jõulud ära ikkagi tegelikult. Just. Ja siis me vist kuskilt läbi Facebooki leidsime ta õe ülesse ja rääkisime loo ära, et kuule, me tahame, et näed, juhtus selline lugu kunagi. Kui mäletad. Jah, et me tegelikult tahaks selle heastada vaata, et me saadame sulle ühe kella, pane see ilusti sinna kuuse alla ja siis vaatame, mis... Ega et ta enne jõule ei näeks. Just, et siis vaatame, mis näo mees teeb nagu. Ja siis ma sain aru, et ta vist oli väga liigutatud on nagu, et... Ta kirjutas päris vahva pika kirja, võib-olla leian isegi üles kuskilt see, et ta selles mõttes see kell, me tahtsime teha positiivse üllatuse talle niimoodi aastaid hiljem ja see läks igati korda. Et nüüd nad ikkagi jõuluti, ei lähe jõulugi mööda, kus nad aega on, ei maini. Anname alla tunnet
ei ole kunagi olnud, sest me oleme nii palju oma aega ja vaeva siia alla pannud, et siis, kui see Covid tuli, siis tõmbas korra õõnsaks, et me olime just investeerinud kuhugi nii-öelda hinge tagant ära, et seda rasva oli nagu väga vähe jäänud täpselt siis, kui see Covid tuli. Ja järsku tuli pood kinni panna ja ega tundus nagu ka, et sellises olukorras, kellel nüüd nii hädasti käekella vaja on. Ja kuna pood tuli kinni panna, siis me andsime sellest ka klientidele Facebookis teada, et olukord on selline ja et me peame nüüd selle kinni panema ja et mis nüüd saab, ei tea. Kui sa vahepeal oled väsinud sellest aegonni, siis sa lähed teed nagu midagi muud, vaata, oled mingi kuu aega panustad kuskile mujale, siis sa tuled mingi värske energiaga nii-öelda tagasi, vaata, et igast asjast tekib mingi hetk mingisugune tüdimus, et see on täitsa loomulik, et sa ei saa panna siin 10 aastat järjest niimoodi iga hommik nagu. Nojah, see, et mõned meist tegelevad siin erinevate asjadega kokkuvõttes tegelikult hoiab meid nagu värskena, et see, mida me teeme kusagil mujal veel kõrvalt, sealt me alati leiame nagu midagi, mida tuua tagasi jälle aega on, et kuule, et seal me lahendasime selle olukorra nii, et proovime siin ka seda rakendada või et selles mõttes ei pea nagu kartma seda, et keegi teeb erinevaid asju, et kui kõik on tehtud, midagi kuskil ei lohise ega logise, siis nagu jumala eest, et see ettevõtlus kui selline, see ei ole nüüd ka selline nagu mingi monogaamne suhe või nii, et kui on tänu sellele kõrvaltegevusele kaasneb ka mingi värskus, et sa esiteks sa tahad ja viitsid seda asja edasi teha ja see muu kõrvaltegevus nagu tegelikult aitab seda põhiasja siis nagu edasi viia, siis minu soovitus on küll, et andke minna. Põhiasi vist on see, et tuleb olla väga järjepidev. Et tambi oma asja, isegi kui sul nagu vahepeal raske on, et järjepidevus viib sihile. No, see võib kõlada nagu klišee, et usu oma tootesse ja usu sellesse, mida sa teed, aga tegelikult päriselus on hästi oluline, et kui sa ise nagu ei usu, et see, mida ma teen, on nagu äge või et see on nagu hea või mis iganes, siis miks teised peaks nagu uskuma. Kui sa ise usud, siis sul on juba palju lihtsam seda teistele ka selgeks teha, et jah, see on tegelikult päris okei, äge asi. Mitu päeva sa oma elus üldse oled palgatööl käinud? Sa oled alati olnud ettevõtja, nii kaua kui ma sind mäletan. Ei, eks ma ikka olen mõned aastad ikka käinud ka palgatööl, aga ma olen väga halb palgatöötaja, sest et alati mulle tundub, et ma olen ülemustest targem ja tegelikult, mis mind kohutavalt häirib, on kellast kellani tööl käimine, mis nagu see ei sobi mulle absoluutselt. Et kuskil 9-6 kuskil kontoris tiksuda ei ole absoluutselt minu teema, nagu et ma teen siis tööd, kui mulle meeldib tööd teha ja kui ma ei taha tööd teha, siis ma lihtsalt ei tee nädal aega tööd. Nii lihtne see ongi. Et võib-olla minu puhul see ongi nagu enesekindlust andnud ettevõtlusega alustama, et ma tahangi olla oma aja peremees. Tegelikult see ettevõtlus on natukene oma mugavustsoonist välja tulemine, et kui sa oled harjunud kuskil kontoris tööl käima, see on sul mugav, sa tead, sa saad oma mingisuguse... See on turvaline. Jah, sa saad oma mingi kindla summa... See vastutab millegi eest pea. Just, vastutad ikka, aga mitte nii nagu juht vastutab, jah, et kui sa oled nõus nagu sellest välja tulema ja natukene pingutama kas või alguses selle sama palgatöö kõrvalt, siis see on juba suur võit. Meil on 5. aastat, nüüd toimus see aeg on Open Golf Cup, toimub ka järgmine aasta ja jumal teab, kui kaua see veel toimub. No, selle me unustasime ütlemata. See on üks saavutus. See on kindlasti ka üks saavutus, mis on nagu mainimist väärt kindlasti, et meil on omanimeline golfivõistlus. Populaarsemaid golfivõistlusi täna Eestis on sellest saanud. E-pood kindlasti omab oma kindlat väärtust, et tänu e-poele me oleme ju avatud tervele maailmale, et me saadame neid tellimusi ükskõik kuhu ainult kuller viib. Täna teeme koostööd DHL-iga, sest me oleme nagu kindlad, et kui me saadame siit, Martin saadab paki välja, et me teame, et siis nädala-kahega maks on see kell kindlasti ja õige inimese käes, mis on meie jaoks ka nagu väga oluline. Et jaa, e-poed ta ka ei kujuta seda
ettevõtlust siin ette ja samuti ei kujuta seda ette ilma selle füüsilise poeta, et mõlemad on äärmiselt vajalikud. Alguse poole oli natukene oluline, et saada nagu seda usaldust võib-olla, et kui mõni tuntud inimene kannab meie kella, et siis julgevad teised äkki ka, aga kuidagi iseenesest läks niimoodi, et Genka sai teada, et Eestis tehakse mingeid ägedaid käekellasid ja siis ta võttis kohe selle kõige suurema Peacemakeri ja kandis selle kuulsaks, et temast sai kuidagi iseenesest nagu see natuke meie ambassador, ilma et me oleks midagi kokku leppinud selles osas. Hiljem jah, me tegime siis, kui sa juba nagu nii kannad, et teeme siis pilti ka ja et kõik on tulnud hästi kuidagi iseenesest, et me ei ole otseselt surunud oma asju kuulsatele inimestele käe peale, et no ma arvan, et edu saladus on ka see, et ikkagi jah, kui sa teed seda asja, mida sa teed nagu hingega, siis kuidagi teised tajuvad seda ka selliselt pigem kui see, et sa näed mingit rahanumbrit ja mõtled, et niimoodi oleks jube easy hunnik pappi kokku ajada, siis see paistab ka välja, ma usun. Aus ja ehe peab olema, ma arvan, et siis juba koonduvad selle järgi inimesed sinu toote, brändi, sinu edu ümber. Kui sa teed õiget asja, siis raha tuleb ise lõpuks järgi. Jah, raha ei tohi olla eesmärk iseenesest, et tee seda, mis sulle meeldib ja mis sulle korda läheb ja mida sa tahad teha, et siis edu, kui sa teed seda hästi, siis tuleb see edu ise järgi, et see ei tohi olla edu ise nagu eesmärk, ma sellesse ei usu. Ja ära unusta puhata.